No hommikust. Olen täna jälle rabasse tulnud ja ausalt öeldes olen kergelt pettunud, sellepärast et taevas on täiesti pilves. Ilmateade lubas küll, et hommikuks peaks minema selgemaks. Aga nagu te siit näete, täiesti kottis. Täna õnneks on küll udu, mida eelmine kord ei olnud. Aga täna tundub, et niisugust ilusat valgust vist väga ei saa. Kusjuures sealt teiselt poolt, sealt on täiesti selge. Nii et saaks praegu pooled ära vahetada, siis oleks super. Aga jah, tundub, et täna hommikul vist läheb jälle nihu. Aga vähemalt siin taga sookured laulavad. Mul on soe kummelitee. Nii et ei ole hullu. Tegelikult aastad on mul õpetanud, et ära kunagi ütle iial, sellepärast, et mulle tuleb meelde üks kord, see oli vist äkki üle-eelmine suvi, kui ma olin siin samas rabas, oli umbes samasugune hommik, täiesti pilves ja tundus, et no siit ei tule küll mitte midagi täna enam. Ja ma olingi sisuliselt juba alla andnud, mul oli kaamera. Oho, jahimehed, keegi lasti maha nüüd kuskil. No, teine pauk. Okei. Nii, kuhu ma nüüd oma jutuga jäingi? Aha, jah, oli samasugune hommik, täiesti pilves ja mul oli juba kaamera, no küll nüüd paugutavad. Ja mul oli kaamera juba kotti ära pakitud, statiiv oli veel püsti ja peaaegu juba, et hakkan ära minema, sest kellaaeg oli ka selline, et päike oli juba tõusnud või kohe-kohe tõusmas ja no mitte midagi sealt niisugust ilusat paistmas ei olnud ja mõtlesin, et egas midagi, seekord siis niimoodi. Ja järsku ühel hetkel ma nägin, et midagi hakkab tulema ja siis mul hakkas väga kiire. Kõik kaamerad, asjad uuesti välja ja terve taevas läks ilusaks, veripunaseks. Nii et tegelikult ma sain, näed, sookured ei lase juttugi rääkida, laulavad siin. Lahe. Äge. Nii et jah, tegelikult alguses oli samasugune täiesti pilves ilm ja lõpuks ikkagi viskas nii ilusad värvid taevasse, et ma sain sealt väga ilusad pildid. Udu küll tol hommikul ei olnud, aga no mis siis? Tegelikult oli väga-väga ilus hommik. Nii et jah, ära iial ütle iial, vaatame. Eks ma näe, mis siit täna tuleb. Aga noh, ega ma väga suuri lootusi ei hellita, nii et elame-näeme. Vaatame. Muidu lahe udu on küll täna. Proovime pildi ka teha, vaatame, mis saame.
siin peame kasutama juba keelfiltreid, sest et taevas on nii hele, et muidu teisiti ei saa. Kusjuures tänane hommik on isegi lahedam kui eelmine kord sellepärast, et täna ei ole küll otsest nagu päiksevalgust, et selliseid klassikalisi kuldse uduga pilte ei saa, aga võib-olla ei olegi vaja iga kord. Et täna on udu. See pilvkate on sinna eemale horisondi juurde läinud. Taevas ülevalt on selge. Et see taeva kuma nagu peegeldab siin laugaste peale, annab sellist mõnusat valgust ja sellist meeleolu, kohe sellist sügisest septembrikuu meeleolu. Vaatame, kas me nüüd pilti ka siit saame. Päike on nüüdseks välja tulnud. Udu on väga paks. Käisin siin laugaste vahel kõndimas, tegin mõned pildid. Nüüd on aeg puhata. Päike paistab ja linnud laulavad ja teid väsk on rool ja mis elul viga niimoodi. Minu tänane hommik hakkab läbi saama. Algas küll natukene masendavalt, aga tegelikult kujunes ilm väga mõnusaks, nii et siuke igati mõnus sügisene hommikrabas. Mina nüüd joon oma tee siin lõpuni ja siis hakkan tagasi kodu poole liikuma.
kodu poole ja ma arvan, et täna oli võrdlemisi edukas hommik. Ilus ilm, saime pilte, nii et ma lähen söön hommikusööki ja siis katsun natukene magada, sellepärast et öösel on väga ärgatud. Olgu, tšau!